Itella pakiautomaadid te tunnete ära selle järgi, et meie pakiautomaadid asuvad kõik sisetingimustes. Meie tänase päeva seisuga enamus pakiautomaati on sinist värvi. Need on sellised, millega ilmselt kõik Eesti inimesed on harjunud, kuidas need töötavad. Neil on keskkonsool, konsool juhib kogu automaadi tööd. Viimase 3 kuu jooksul me oleme paigaldanud Eestisse siis meie jaoks uusi valgeid pakiautomaate, nagu ka see, mis siin meie kõrval. Ja selle pakiautomaadi põhiline erinevus on siis see, et sellel ei ole keskmist konsooli, ehk et seal ei teki nagu konsoolide taha järjekorda, vaid inimesed, kes tulevad pakiautomaadi juurde, saavad suhelda ainult siis tema kapiga ja samal ajal võib olla pakiautomaadi kallal mitu inimest. Mis on MySmartPost? MySmartPost on meie iseteeninduskeskkond, millest kliendid saavad teha kõiki toiminguid, mida siiamaani on harjutud tegema pakiautomaatide konsoolidest, ehk siis pakkide saatmise tellida, kõik protseduurid, mis seal nagu on võimalik. Lisaks saab MySmartPostist endale mugavalt panna paika eelistatud pakiautomaadid. Kuidas saame kindlad olla, et minu pakk tervelt kohale jõuab? Üks on pakendamine ja teine oluline nüanss on siis pakiandmed. Ehk et oleks ikkagi nagu selgelt pakkidel peal õiged andmed. Et kui nüüd valmistada MySmartPostist ette pakikaart, siis veenduda selles, et pakiandmed, mis saavad pakile sisestatud, on korrektsed. Kui saata ise kellelegi pakk, panna see pakiautomaat ilma, et trükkida eelnevalt pakikaarti välja, siis oleks ikkagi mõistlik kirjutada pakile kas või käsitsi peale saaja inimese nimi ja kui sihtpunktiks on mõni pakiautomaat, siis kindlasti nii saatja kui saatja telefoninumbri. Ja kui nüüd välismaalt tellida rahvusvahelistest internetipoodidest, siis on äärmiselt oluline täpselt samamoodi veenduda selles, et teie pakiandmed on korrektselt pakile kantud. Siin meie jaoks on hästi oluline ja meie sellise toimimise põhimõte on see meie hoolega hoitud kontseptsioon. Üks nendest elementidest on see, mida te siin kõrval näete, meie sorteerimislahendus. Ja selle sorteerimislahenduse erinevus võib-olla mõnede teiste ettevõtetega on see, et meie pakid ei kuku mitte kuskilt, nagu te näete siin, nad libisevad kandiku pealt, nad lükatakse maha ja nad libisevad siis sellesse pakiautomaadi iga see väljund on üks pakiautomaat ja see pakk libiseb sinna ilma kukkumata, ilma nagu mingit pidi viga saamata. Ja teine oluline nüanss on siis see, et meil ei ole neid selliseid liikuvaid kummilinte, mis hõõrdumisel tekitavad tolmu. Ja kolmas, mis on siis oluline nüanss, on need sinised kastid. Ja selle kasti vajadus või mõte on siis see, et siia kasti paigutatakse pakid selliselt, et ei teki liiga suurt survet pakkidele peale, et nad oleksid nagu kaitstud ka siis sellise liigse surve eest. Aga teeme siis ühe sellise katse ja räägime, kuidas võiks pakke pakkida. Kui võimalik kasutada mingit sellist mullikile varianti, et lihtsalt seda loksumist ja liigset siis ohtu saadetisele vältida, tegelikult võib vabalt kasutada käepäraseid vahendeid ja kasutada näiteks ajalehte, panna see ajaleht siia ümber, panna see saadetis kokku, tõmmata külgede peale teip. Ja nüüd on see pakk selline, et selle saadetisega siin sees tegelikult nagu midagi ei juhtu. Ja samamoodi siis on ka oluline see, et ta ei läheks et see karp ei oleks liiga väike, siis jälle tekib teistpidi, et hakkab nagu punnitama ja võib nendest õmbluse kohtadest ennast katki punnitada ja siis on jällegi see oht, et asjad kaovad paki seest ära.